Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere, alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris esmaspäeviti, et rääkida Eesti ja maailma tippspordist nii, nagu meile seda teha meeldib. Saatejuhtideks Jarmo Jogomägi ja Ott Järvela. Kõik on valmis, me alustame. Staar. Pressisektori saade on viimased 1,5 kuud järjest alustanud Staari rubriiki ikkagi päris sageli erinevate korvpallitegelastega. Küll on meil seal olnud korvpallifinaal seeria, oli vist ka poolfinaalseeria, kui ma õigesti mäletan, siis on Heiko Rannula olnud korra või 2 ja oleme ausad, korvpalli kevad on olnud säärane, et on ka seekord põhjust Staari rubriik eraldada Eesti korvpalluritele. Ehk et mitmed mehed on välismaal teinud häid asju. Vist võib öelda, et möödunud nädal Joonas Riismaa oli see, kes kõige kõvema asjaga hakkama sai. Ja ma arvan, et Riismaa vääriks nagu võib-olla eraldi kiitust ja ta võitis siis Cantuga Itaalia esiliiga, ehk siis kui ma hakkasin mõtlema, mida sellega nagu võrrelda võiks, siis võrrelda oleks näiteks, ma arvan, Karol Metsa mullu kevadine võit Saksamaa esimeses Bundesliigas ehk esiliigas, ehk siis see Itaalia kõrgliiga on umbes samal tasemel kui Bundesliga jalgpallis, ehk siis päris kõva sõna tegelikult. Nii, kui suur Riismaa roll selles meeskonnas on olnud? Tõmmata veel Metsaga paralleele, siis kui Mets oli St. Paulis enda meeskonna nii-öelda tugitala, kaitsetugitala, siis sama võib öelda ka tegelikult Joonas Riismaa kohta, kui korvpallis nagu siuksed asjad nagu kõlavad natuke naljakalt, aga jah, nagu ta ise rääkis ka, siis tema põhiline roll oli igas mängus see, et võtta maha vastaste kõige parem mängija, ehk siis tema tegutses seal number 3 positsioonil, vähemalt siis ütleme niimoodi tinglikult, aga tema ja tema vahetusmees mängisid minutid pooleks, mõlemad umbes 20 ja nende siis peamine ülesanne oli võtta maha kõige ohtlikum vastane ja nad said sellega väga hästi hakkama, kui vaadata tulemust ja Joonas Riismaa on selline, kes teda näinud on. Ta on ikka selline tugev tükk, tugev juss, kes liigub jalgadest üli hästi, siuke 2 meetri ringi tagamees võib mängida number 3 peal, miks mitte ka võtta suuremaid mehi kaitses, üli hea universaal. Sa oled praegu nagu, minu meelest olid praegu tema advokaat ja siis kohtunikuks on Heiko Rannula, kelle eest ta praegu kaitsesid. Et kas Joonas Riismaa koht EM-ile sõitvas koondises 12 mehe seas on kindel? No seal hakkab väga palju nüansid mängima, aga vaadates, milline on meie olukord tagaliinis, siis praegu tundub, et temasugune universaal võiks sinna sobida küll. Okei, ta ei ole mängujuht, ta ei ole selline, ütleme, rünnakut ülesehitaja, nagu meil võib-olla vaja oleks, aga neid on nagu nii meil koondises vähe ja ütleme nii, et Heiko Rannul, Indrek Reinbocki ja selle tiimi nagu see, ütleme, üks tugevus on see, et sul ei olegi vaja sellist klassikalist mängujuhti, vaid sa saad ehitada rünnakuga teistmoodi üles kiirete üleminekutega, mõnikord veel isegi pikad palli üle tuua, et ma arvan, et seal tagaliinis on päris hea võimalus Riismaal sisse mahtuda. Kõva kaitse teatavasti Rannulale ju meeldib. Absoluutselt jah, et seal saab panna päris selliseid kaitseviisikuid peale, millega, ma ei tea, isegi serblastel võib tekkida suuri probleeme. No, seda me nüüd hakkame augustis vaatama. Salvestame, palun salvestame selle väikse repliigi ja vaatame siis uuesti, et kui on -30 serbiga, siis mis võib ka juhtuda. Jah, võib juhtuda. Just. Nii, aga tegelikult lisaks Riismaale on põhjust ikkagi ju kiita ka Mihkel Kirvest, kellel on Leedus käimas pronksiseeria, kus ta hakkama saab omadega päris kenasti. Henri Trelli, kes küll Hispaanias hooaeg tal lõppes, aga võib vist öelda, et ta ikkagi see Ameerikast Euroopasse tulek tal õnnestus. No, Heiko Rannula jätkab Poola kõrgliiga meistrivõistluste finaalseeriat, kus siis hetkel juhib seda 2-1 mängudega. Ja, et Kirvesest alustades siis olla sellises satsi, ütleme, põhitegijate seas, kes ei ole eelarvelt absoluutselt tipus ja mängida pronksi peale, võib-olla oli isegi kerge soosik seal, ta viskas esimeses võidukas pronksimängus 17 punkti 18 minutiga, see näitab juba nii mõndagi, et tema on väga hea koha peal. Trelli, ma arvan, et tuleb laias plaanis kiita, et tal käis see Tenerife hooaeg nii-öelda tõusude mõõnadega Ameerika mägedel, aga kui sa tuled ikkagi NBA G-liigast, kus sa oled nagu ikkagi skoori ja seal on ainult selline, ütleme, skoori mentaliteet on kõigil mängijatel sees, sa tuled sellise Euroopa tippvõistkonda, kus sa pead hakkama tiimile mängima, sa pead kannatama, sa pead kaitses rügama ja nii edasi, et see üleminek on päris keeruline olnud, jah. Kuidas see Trelli iseloomuga klapib? No, selles mõttes Trelliga käivad jah, võib-olla sellised jutud kaasas, et ta on suur egoist ja tahab ainult punkte visata, aga tegelikult on see, ütleme, pärast ma arvan, et ta ei ole egoist. Mina teda niimoodi pole temaga väga palju kokku puutunud. Mul seda muljet ei ole jäänud. Küll aga see, et ta on selline nagu lõbusa korvpalli esindaja.
jah, pigem küll, aga samas ta nagu käib, talle nagu meeldib see NBA stiil, see ookeanitagune, see nii-öelda lähenemine, aga samas ta on ka aru saanud, et kuskil läbi lüüa, siis ta peab ka olema kaitses ülikõva vend, et seal ütleme, et ookeani taga ja võõras keeles öeldakse 3&D selle kohta, ehk siis kolmesti viska ja kaitsemängija, ehk siis täidad kindlat rolli ja oled selles väga tugev, et ta on kindlasti võrreldes noorusega, on tal see, ütleme, palli jagamine, võistkondlik mäng läinud ka palju paremaks ja seda tegelikult Tenerifes nüüd tõestas ka, et ta kannatas seal omad need hetked ära. Okei, ta ei saanud alati mängida, aga nüüd viimases mängus ka kerkis põhitegijate sekka, viskas 9 punkti. Ta suudab enda sellist, ütleme, sisemist looma natuke alla ka suruda rünnakul ja ma arvan, et ta on ülikasulik vend ja kui ta tahab, siis tal on Tenerifes kindlasti koht olemas, iseasi, kas ta tahab. Jah, küsimus ongi järgmine see, et kus jätkub Henri Trelli karjäär pärast Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, et kas tal on jälle minek Ameerikasse või jääb Euroopasse? Vaat seda on praegu väga raske öelda, peab Henri käest küsima, kui ta siin nüüd Eestisse jõuab ja temaga rääkida saab, aga eks ta see Kuklas on NBA unistus kuskil olemas, aga ütleme nii, et siin ütleme Hispaania kõrgliigas, meistrite liigas, Eurokapis, kuskil siukse tasemel olla väga tugevas satis tegija on ka päris äge. Krah. Pressisektori Krahi rubriigis seame sammud üle ookeani ning liigume klubide maailmameistrivõistluste juurde, mis jalgpallis algasid ööl vastu pühapäeva. Algasid nad esimese mänguga, kus Lionel Messi ei löönud väravat, aga tema vastane ka mitte, nii et 0-0 viik Al-Ahli ja Miami Interi vahel, aga jätkusid nad siis eile pühapäeval ja tegelikult, kui vaadata kui vaadata 4 skoorist 3 ja mängu, need olid väga okeid mängud, aga Müncheni Bayerni 10-0 võit Auckland City üle on just nimelt see tulemus, mis tegelikult ilmselt kahjustab klubide MM-i rohkem kui need ülejäänud tulemused ja mängud suudavad seda tugevdada. Ja, et eelmine nädal vist põgusalt rääkisime ka sellest, siis sa ütlesid ka, et selliseid asju võib seal juhtuma hakata ja tegelikult see ütleme, et 10-0 on ikkagi päris rajus skoor. Samas see nagu tuleneb ka sellest võistluse formaadist juba, et ma siin natuke lappasin välismaa väljaandeid ka ja siis BBC tegi seal võrdlused, kus siis Bayern ja Auckland oma skaaladel on ja siis seal oli palju numbreid, aga üks selline võib-olla tähenduslik, mis jäi silma, on see, et kui Aucklandi parim mängija peab mängima 117 aastat jalgpalli, et teenida sama palju palka kui Harry Kane 1 nädalaga, ehk siis umbes 470 000 eurot, et see siis paneb need kaalukausid paika. No, Auckland City on okeaan ja klubide meister, ta on amatöörklubi või ilmselt mingit tasu mängijad seal saavad, aga kindlasti kõigil on mingi põhitöö ka selle kõrvalt ja nad lähevad vastu Müncheni Bayerniga, mis on maailma top 10 jalgpallimeeskond igasuguste standardite järgi. Ja tegelikult siin on nüüd, miks selline tulemus juhtub, et me ütleme meeste koondiste MM-il on ka aeg-ajalt nähtud mingeid selliseid suuri võite, kas või 7-1 on ju MM-i poolfinaal Saksamaa-Brasiilia, aga tegelikult ikkagi sellist ülerullimist nagu praegu üldiselt me enam ei näe. Põhjus on seal ka muidugi selles, et koondise jalgpall paratamatult on selline rohkem alkeemia. Ta on ennustamatum, seal on keerulisem seda võistkonda kokku mängima panna, sellepärast see võistkond tegelikult on koos 5 korda aastas ja siis finaalturniiri eel ka nädal paar ja siis finaalturniir algab. Aga tegelikult ei ole ju võimalik saavutada sellist tohutut ladusust. Treener ei saa sealt drillida seda võistkonda, pidevalt tullakse kokku ja lihtsalt treener peabki olema selline alkeemik, et teeb kruusast sepikut. Aga Müncheni Bayerni meeskond on ju viimased 11 kuud veetnud koos, ongi iga nädalalt trillitud, nende see ladusus ongi niivõrd suur. Ehk et seal nüüd see mängijate meisterlikkuse vahe nende 2 võistkonna vahel tuleb välja oluliselt suuremalt, kui ta tuleks näiteks Saksamaa ja Uus-Meremaa koondiste vahel. No, sina vist sattusid eile seda mängu vaatama ka, et oli siis nagu piinlik ka või sealt nagu... Piinlik, selles mõttes piinlik ei ole. Minu mõelest ei saa öelda, et see on piinlik, sellepärast, et mõlemad võistkonnad suhtusid tegelikult ikkagi mängu lugupidamisega. Ega Auckland City ega nad meelega ju niimoodi 0-10 tappa ei saanud ja ei saanud neid ka süüdistada selles, et nad poleks proovinud. Nad mängisid, punnitasid lõpuni välja, kuidas jaksasid, aga samamoodi Saksamaal on kombeks ka see, et Saksamaa võistkonnad punnitavad ka lõpuni välja. Hea näide ka Eesti jalgpallikoondisel võtta, kui see 0-8 Mainzis tuli. Et Saksamaal on komme see, et pingutus on aus lõpuni välja.
et sellist nii-öelda halastust ei tunta. Mis on minu meelest nagu sportlikult täiesti nagu arusaadav, et see on tegelikult lugupidamine võistlus vastu. Ja lihtsalt see tulemus oli seekord niimoodi 10-0. Vaadata seal, väga palju vaadata selles mõttes ei olnud, et kuna Aucklandi kaitsetöö oli ebapiisav, ei saanud seda imetleda ja Bayerni ründemäng oli ilmselgelt, et tegelikult nad ei pidanud seal väga palju midagi välja panema, et kui eile ütles Aiko Orgla pärast Flora Paide esimest poolaega, et esimesed 30 minutit olime nagu need murumannekenid väljakul, kes on vaata raudadega muru sisse löödud treeninguks ja Paide mängis ümber ja Flora mängijate vahelt läbi, siis need Auckland City mehed olid tegelikult kõik 90 minutit niimoodi ja Bayer lihtsaltki siksitas igalt poolt sealt läbi vahelt, on ju. Et piinlik ei olnud, aga selles mõttes näitab seda, miks selle klubide MM-i formaadi käima saamine on tegelikult keeruline ülesanne FIFA jaoks. Just nimelt, ei saa ju jätta okeaani meistrit kõrvale. Et see ei ole loogiline, et seal on üks klubi tuldud, aga koheselt need tasemevahed võivad tulla nii suured, et vaatame, kuidas nüüd edasi Aasia ja Aafrika klubid hakkama saavad. Jah, et siin ütleme nii, et nüüd kasvuraskused või mingisugused ämbrite kolistamised on ju paratamatult sellise formaadi juures nii palju klubisid, nii palju erinevaid satse ja taset, et siin ju kohe turniiri eel tuli ka juba uudis, et siin pileti hindu pidi langetama, et võtame see sama Al-Ahili mängu ja Miami mängu, et alguses hakkasid piletid $349 ja lõpuks toodi 55 peale tagasi, et eks seal peab sellist natuke tasakaalu leidma ja otsima ka. Ja samas ma vaatasin põgusalt ka öist mängu Palmeiras ja FC Porto vahel. Ja seal näiteks atmosfäär staadionil oli väga äge, sellepärast et Palmeirase fännid olid kohal väga suurearvuliselt. See mind ei üllata, Lõuna-Ameerika jalgpalli toetajad igasuguseid võimalusi ennast globaalsel tasandil proovile panna naudivad väga. Seda näha ka näiteks meeste MM-finaalturniiridel, kus Lõuna-Ameerika koondiste toetajaskonnad on alati kõige arvukamad, kõige häälekamad. See on nende jaoks nagu selline palverännak, on ju. Aga selle turniiri üks suur probleem on veel ka see, et kui reklaamlause oli parimate vastu, the best of the best against the best, siis sellelt praegusel klubide MM-il puuduvad valitsev Hispaania meister, valitsev Inglismaa meister, valitsev Itaalia meister, valitsev Portugali meister. Euroopa 6 tugevamast jalgpalliriigist 4 meistreid ei ole. Lisaks puuduvad 4 meistrite liiga poolfinalistid 2, Barcelona ja Arsenal. Barca siis duubeldab Hispaania meistrit, Inglismaa meister Liverpooli pole, Itaalia meistrit Napolit pole, Portugali meistrit Sportingut pole. Jällegi, arusaadav, mõeldes sellele, et kvalifikatsioon on mõeldud, et me katame nagu 4 aastast vahemikku, aga teisalt sa ei kata sellega seda võtmelünka, et sa ei saa rääkida, praegu seal on parimad võistkonnad koos, kui Barçat, Liverpooli ja Arsenali ei ole. Põhimõtteliselt me räägime lihtsalt mitmekesisusest, mitte siis otseselt parimatest. Jah, et Londoni Chelsea kvalifitseerus sinna oma 2021. aasta meistrite liiga võiduga. See on 4 aastat vana saavutus ja see klubi on vahepeal tohutult muutunud. Jäänud korra välja Premier League'is 10 parema seast, tänavu said vist küll 4. või 5. koha igatahes meistrite liigasse jõudsid, aga nad ei ole praegu Euroopa selles eliidis. Et Manchester City on ikkagi vaatamata sellele, et see hooaeg niivõrd hästi ei tulnud välja. Aga see tekitabki vaata neid võtmelünki. Ja Juventus samamoodi, et kas me praegu saame rääkida, Juventus ei ole Itaalia tippude seas. Mis selle turniiri nagu siis ütleme suur eesmärk või siht on, et ikkagi raha toota FIFA? Kahtlemata selles mõttes, et ja see, et FIFA tahab raha teenida, ei ole paha asi. Sest tegelikult ka enamik sellest rahast või väga suur enamik jaotatakse lõpuks maailma jalgpallis laiali ja samamoodi asi toimib ka UEFA-s. Aga minu jaoks üks suur mure selle turniiriga on see, et ajastus see, et on aasta aega enne meeste MM-i on vale, ta peaks olema aasta aega pärast meeste MM-i, et meeste MM-iks oleksid mängijad rohkem puhanud ja nüüd kõlab natukene ülbelt, aga Euroopa osakaal peaks seal suurem olema. Et reaalselt jõudude vahekorrad maailma jalgpallis on sellised, eriti klubi jalgpallis, et Euroopa osakaal peaks olema suurem. Reibas rõõm. Möödunud nädal oli Eesti spordis üle päris pika aja selline, kus sai läbi nädala elada kaasa Eesti tennisistile. Et Mark Lajali tegemised Hertogenboschi ATP 250 tasemeturniiril, kus ta võitis esimeses ringis, sai teises ringis edasi vastase loobumise tõttu ja mängis ka sellise pingelise veerandfinaali, köitsid tegelikult pilku ja tähelepanu ning tuletasid meelde seda kaunist ja õnnist aega, kui Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi või kumb neist või ka Jürgen Zopp ikkagi pea iganädalaselt tennisega
Eesti spordisõpru Elevil hoidsid. Ja mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui me siin hiljuti rääkisime nendest kõige teravamast tipust Sinnerist ja Alcarazist, et päris äge oleks, kui meie või Eesti tennisist oleks ka seal kuskil vähemalt selle tipu lävel või kuskil seal konkurentsis ja tegelikult ega ta väga kaugel ei olegi, aga samas ütleme, et viimased aastad on näidanud ka, et kui me võtame kuskile sealt, läheme 200 parema meestennisesti sekka, siis see sõel läheb seal nii tihedaks, et sealt on nagu üliraske kõrgemale murda, teistpidi samas on see tase nagu nii ühtlane, et seal võib ka mõne sähvatusega teha selliseid asju nagu praegu ATP 250 turniiril, miks mitte ka mõnel slämmil, aga seal ütleme nii, et Lajal vajab ikkagi sellist stabiilsust, natuke rohkem, võimet tal on olemas, aga ütleme, et sellised esitused annavad talle kõrgema edetabeli koha, kõrgemad edetabeli kohad annavad talle pääsu ATP turniiride põhitabelisse, sealt võis ka tase kasvada, aga jah, selles mõttes, et see teekond on praegu ikkagi päris poolikal, jah? Ei no see redel, mida mööda tennises tuleb ülespoole ronida, kõik teavad, et seal on iga astme peal kandidaate on väga palju rohkem, kui on ruumi ning konkurents on tihe. Miks on tennises see konkurents niivõrd tihe? Tennises on ikkagi võimalik ennast maailma esisaja mängijatel ka korralikult ära elatada. Ehk et seal on nii rahaline motivatsioon taga, aga kindlasti ka kultuuriline motivatsioon, sellepärast tennis on maailmaala, üks neid spordialaseid, mis on veel ikkagi niimoodi, et ta on ikkagi üle maailmselt tuntud, nende spordialade hulk on ju aastate jooksul pigem vähenenud. Et seda mängitakse pea igas maailma otsas, neid tippmängijaid on tulnud igalt poolt ja see muudab ka selle teekonna niivõrd ihaldatuks. Ja samas muidugi taaskord seab ikkagi väga, kuidas öelda, uhke krooni tagantjärele veel korra pähe Kanepile ja Kontaveidile. See, kuidas Kanepi mängis ju, oli maailma 20 parema seas, kuidas Kontaveit oli maailma teine reket. See nagu tundub praegu juba sellise nagu loomuliku asjale, et Anett Kontaveit oli maailma teine reket. Aga tegelikult tagantjärele minu meelest, et mida kaugemale see saavutus jääb, seda võimsamaks see Anett Kontaveiti saavutus muutub. Mark Lajali juurde naastes, siis jah, et ma arvan, mitte kellegi, kes on Mark Lajali mõnda intervjuud lugenud või temaga muul moel temale kaasa elanud, ei jää ju kahtlust, et ta on ikkagi 120% pühendunud, et täiega panustab, proovib, aga tegelikult see kõik peegeldab, kuivõrd keeruline selles maailma tipptennises ronimine on. Et see statistika ju nagu tõestab seda selles mõttes, et Lajalil on üks selline, ütleme, suuremat sorti turniiri võit, see on 2 suve tagasi ATP Challengeril, seal ka mitte kõige tugevamal tasemel, aga pärast seda on ta nüüd mänginud ju alles teist korda oli nüüd ATP turniiri põhitabelis, pluss üks Wimbledoni mälestusväärne põhiturniiri matš siis Carlos Alcaraziga, et tegelikult ta on seal Challengeri nagu ülemise piiri peal olnud suht kaua, aga ta pole seal ka õnnestunud eriti finaalidesse jõuda midagi võita, et see nagu, ja nagu ma ütlesin ka, see tase seal 100 ja 200 juures on ikka metsik, jah? Ja nüüd jäämegi ootama põnevusega seda, mis siis järgmisel nädalal juhtub Wimbledoni kvalifikatsioonis, kus Lajal hakkab mängima, korra on ta sealt läbi murdnud, siis järgnes mälestusväärne matš Carlos Alcaraziga mullu, aga eks näis, kuidas läheb seekord. Spornmure. Genoas jätkuvad vehklemise Euroopa meistri võistlused. Me lindistame pressisektoris saadet esmaspäeva hommikupoole, selleks hetkeks, kui see eetrisse jõuab või kui te seda järele kuulate, on ilmselt naiste individuaalvõistlus juba lõppenud, loodetavasti Eesti jaoks kaunilt ja edukalt 4 vehklejad, kes kõik ju tituleeritud, võib öelda isegi kõrgelt tituleeritud, kuldmedalid rahvusvaheliselt kõigil olemas, on seal ikkagi Eestit ju esindamas, aga naiste vehklejate tegemistest räägime mõnes tulevases saates. Praegu pöörame tähelepanu Eesti meeste vehklemise olukorrale. Eile oli Genos kavas meeste individuaalvõistlus, mis ei läinud Eestil ju tegelikult üldse mitte pahasti. Ei saa öelda, et ta oleks läinud teab mis hiilgavalt, aga pahasti ju ka ei läinud. Sten Priinitsale 9. koht, tänu sellele, et ta oli kvalifikatsioonis koguni 4, kaotas 8. finaali, aga sai seal kõige parema koha 9. koha, 3 ülejäänud meest tõsi jäid 32. finaali pidama, 64 parema sekka. Aga tegelikult ju normaalne tulemuste komplekt, ma ütleksin. Jah, niimoodi peale vaadates küll ja Sten Priinits, 37-aastane vehkleja, on seda Eesti lippu siin viimastel aegadel meeste konkurentsis nagu üleval hoidnud. Samas nagu, ega tema vist ka nagu teeb üsna nii-öelda mitte päris profina, natuke põlve otsas selline nokitsemine käib, aga ega me rohkem sealt nagu midagi saanud ei ole meeste vehklemisest viimasel ajal. Ja mure ongi siis see,
mida me siin pressisektori saates tahame sõnastada, et tegelikult kõik ju teavad, et Eestis on olemas suurepärane vehklemisalane oskusteave. Seda on Haapsalus, seda on Tallinnas, seda on Tartus. On siin isegi konkureerivad koolkonnad isegi Eesti sees, kellel kõigil on ette näidata rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid võitnud sportlased. Aga Eesti meeste vehklemine praegu ei paista sellest oskusteabest mingit kasu saavat või vähemalt see ei väljendu rahvusvahelistes tulemustes. Et kui me siin vahepeal suutsime ära õiendada selle naiste poole nii-öelda ära õiendada, ehk siis leiti peatreener ja nagu mingid vahendid, siis meestel on nüüd ollakse sama põhimõtteliselt nüüd portsu otsas, et ega seal ju sisuliselt vist peatreenerit nagu ei ole, mingi asendus peatreener ja seal nagu hakkame otsast peale selle jutuga nagu naiste puhul, et oleks vaja mingit süsteemi ikkagi. Ja siinkohal süsteemi puhul ei tule vaadata ei riigi ega mingi muu üksuse või Eesti Olümpiakomitee suunas, vaid tuleb vaadata ikkagi alati alaliidu suunas. Süsteemi loomine sellisel puhul on ilmselgelt alaliidu ülesanne ja ma arvan, et meeste vehklemine on praegu Eesti spordi üks suuremaid kasutamata ressursse või avamata potentsiaale, kus nagu peaks olema võimalik koduste vahenditega, rõhutan, koduste teadmistega jõuda rahvusvaheliselt normaalsele tasemele, aga kohalik alaliit ei ole suutnud neid teadmisi mängu panna. Võib-olla seda ala ei olegi võimalik müüa, aga seda ei tahaks nagu eriti uskuda. Siin ma vaidlen jällegi, vaadake, Katrin Aliis tõestab vastupidiste. Tal on ju toetajad olemas, isiklikud toetajad ja on ka 4 tiperdel samamoodi olemas. Et tegelikult vehklemist on võimalik müüa ja vehklemist on võimalik ka huvitavaks teha. Me ise sinuga mõlemad olime eelmise suvi Pariisi olümpiamängudel jälgimas vehklemisvõistlusi. See oli sõge, kuivõrd huvitav tegelikult oli seda kõike ka vaadata koha peal. Aga Eesti meistrivõistlused vehklemises on Saku spordihoones niimoodi, et mikrofoni ei ole. Saali teadustuseks ei ole mikrofoni. Matši hüütakse välja. Ja vist väga ei tehta reklaami ka sellistele võistlustele ja nüüd ütleme, ükskord meil oli see noorte EM oli ka siin Eestis, see tuli kuskilt nurga tagant välja, et sellist ütleme päris palju tegemata tööd alaliidu siseselt, aga see vist enam kedagi ei üllata, et peame siis lootma, et need mõned noored, kes meil tegelikult meeste seas on ka olemas, andekad kutid, et nemad siis see lõhina põhinal kuidagi reel püsivad, heade treenerite innustuse toel, aga ütleme nii, et tuleb jälle alaliitu hurjutada. Tähtis teema. Pressisektori pikemaks teemaks oleme saabunud kergejõustiku areenile, sellepärast, et erinevaid huvitavaid kergejõustikusõnumeid on laekunud mitmelt poolt, nii teiselt poolt Atlandi ookeani kui ka teiselt poolt Emajõge. Või ei siit poolt Emajõge ikkagi, kummal pool ta meil see Tamme staadion on? Jääb siia poole, jääb siia poole ikkagi, jaa. Aga alustame Atlandi tagusega, sellepärast, et Pipi-Lotta Enok püstitas 6885 punktiga Eesti rekordi naiste 7 võistluses ja võitis sellega NCAA meistrivõistlused maailma hooaja edetabelis, annab see 6285 punkti hetkel 11. koha. Kumb on kõvem saavutus? Kas NCAA meistritiitel või Eesti rekord? Ütleme nii, et tegelikult see Eesti rekordi purustamine oligi Enoki jaoks pigem selline aja küsimus, et need 2 asja kokku, ma arvan, et teevadki selle asja võib-olla vägevaks, et võib-olla praegusel hetkel isegi on see NCAA tiitel kõvem sõna, sellepärast, et seal on tugev konkurents, ta sai sellega väga vajalik Tokyo MM-i reitingupunkte juurde, et hindame praegu seda kõrgemalt, sellepärast, et see 6285 kõlab küll ägedalt Eesti rekord, aga tegelikult on seal potentsiaali ka veel palju enamaks. Kas on üldse praegu mingisugune variant, et Pipi-Lotta Enok ei jõua Tokyo MM-ile? Arvestades, et seal nagu nii kõige paremad naised kohal ei lähe, siis tundub, et ta võiks reitingu seal peal olla küll, sest nüüd see reitinguskoor tundub juba päris kõrge ja ei tohiks nagu küsimust olla, et kui ta siin ise tahab minna, siis ta on ka seal kohal ilmselt, jah. Ja paistab, et ka eelmine rekordiomanik Richard Eiko oli selle üle õnnelik, et ta sellest rekordist ilma jäi. Ja Tartu Tamme staadionil eile natuke vestlesin temaga ja naeratus oli näol ja ta ise oli ka pigem sellise meelestatusega, et omal oleks pidanud ise ikkagi rohkem tegema, et tema oli ka tohutult andekas ja potentsiaalikas, rääkis ka seal 6400-6500 punktist pigem, mis oleks võinud püüda, et temal jäi see vigastuste ja muude murede taha, aga jah, et Enokil on see potentsiaal kindlasti sees olemas.
nii et mitmevõistlust Tokyos saab jälgida siis ikkagi 4 päeva, mitte 2 päeva Eesti spordisõber, jah? No tahaks uskuda ja loota küll ja kui Enox suudab siis veel väikse sellise arenguhüppe teha, siis võib seal täitsa normaalsetes kohtades ka rääkida. Nii, aga sina olid eile päev otsa Tamme staadionil, siinpool Emajõge, rõhutame, kus toimusid Eesti karikavõistlused kergejõustikus. Teeme esmalt igaks juhuks ka pressisektori vaatajale kuule selgeks, milles Eesti karikavõistlused seisnevad ja mille poolest nad erinevad Eesti meistrivõistlustest. Nagu pallimängudes ongi Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused. Praegu sisuline vahe oli praegu selles, et need karikavõistlusi peeti võistkondlike Euroopa meistrivõistluste katsevõistlustena, ehk siis need teise divisjoni võistlused toimuvad kuu lõpus Mariboris ja ütleme, et Eesti sportlastel oli võimalik seal siis ennast sinna koondisesse võidelda ja siis võita väike karikas. Kuivõrd palju neid võitlusi selle koondise kohanimel just nimelt Tartu saadet leidis? No osad alad on sellised, kus meil on nagu üsna selge esinumber ja seal nagu mingit pinget ei teki. Aga... Rasmus Mägi jookseb 400 tõkkeid, kui ta terve on. Jah, aga ta terve veel ei ole, tema jooksma ei hakka, temaga sai ka natuke räägitud. Okay. Täpselt ei teagi, kes sinna siis esindama läheb, ega seal väga head aega võtta ei ole rohkem, on ju. Aga näiteks üks näide tuua on ülikõva konkurents või ütleme selline duell on meil meeste teivashüppes, kus Robert Kompus ja Erik Haamer jäid viiki 5-50 peal. Nad on olnud siin ka eelnevate võistlustel väga võrdsed ja nüüd ongi seis selline, et nad peavad oma keskis ära otsustama, kumb siis Sloveeniasse Maribori sõidab. Mõlemad tahavad väga minna, mõlemad on omavahel väga head sõbrad. Ma ei tea, kuidas nad seda otsustavad, aga nüüd lähipäevil peaks selle asja nii-öelda selgeks tegema. Aga Alanit ise ei otsusta või? Ei, ma sain poiste või ütleme noormeeste jutust oli aru saada, et nad ise oma keskis peavad selle paika panema. Ja seal on teatavasti ainult üks võimalus. Sa oled kursis, mis see on? No, variante on erinevaid. Ei, ainult üks võimalus. No, kivikäärid paber. Ja ma pakkusin ka seda välja või kullikirja viskamist, aga nad otseselt ei kirjutanud alla ega lükanud ka ümber, et hakkavad argumenteerima, et kes Erik Haamerit natuke teab, siis tema on selline noor filosoof ja võib-olla suudab ennast koondisesse rääkida. Okei, väga huvitav. Aga mida Tartust veel kuulda näha oli, et mis sulle silma jäi seal? No ütleme nii, et otseselt sealt mingisuguseid hitt-tulemusi ei tulnud, aga on selliseid päris palju huvitavaid lugusid, et mul on siin 10 nime vähemalt paberil kirjas, kõigist ilmselt rääkida ei jõua. Võin kinnitada, jah, Jagomäel on selline hunnik nimekirja siin olemas. Jah, aga võib-olla tahaks välja tuua ühe põneva nimena Grete Verlini tõkkesprinter, kes juba sisehooajal tõestas, et mägide tiimiga liitumine eelmisel hooajal tuli talle kasuks. Siserekordi ta sai juba enda nimele, nüüd 100 meetri distantsil viis isikliku rekordi 13.11 peale. Eesti rekord on 12.93 Mirjam Liimaski nimel, sinna vahele mahub ka Diana Suumann, et Verlin Suumanni võtab varsti ära, siis on küsimus, kas tuleb 6 sekund ja Liimaski rekord, aga paistab, et see koostöö mägidega talle nagu väga sobib. Ja näiteks siin on veel, ütleme nii, et tegelikult tasub isegi rohkem rääkida naissportlastest praegu, sest seal on päris palju huvitavaid tegelasi, et mehi on ka, aga naiste seis on isegi võib-olla natuke integreerivam. Võtab näiteks odaviskaja Kedli Tugi, Magnus Kirdi õpilane, kes on siin noorena võitnud 5 noorteklassid EM-medalit. Nüüd on natuke areng toppama jäänud, aga nüüd ütleme, tema jutud, tema selline olek näitab, et teda ei tasu nagu maha kanda, et 23-aastane ei ole ka teab mis vana, võtame Magnus Kirdi enda näite, tema hakkas korralikult viskama 28-selt, 29-selt, siis jõudis alles maailma tippu, et tal on hea nii-öelda eeskuju nagu varnast võtta. Ma arvan, et selline spordisõber, kes kergejõustiku väga tihedalt ja pingsalt ei jälgi, jõuab nüüd oma peas varsti küsimuseni, aga millal mõnda neist nimedes, kes sul seal paberi peal kirjas on, oleks võimalik näha sellisel suurel rahvusvahelisel areenil? Oleme ausad, kergejõustikus on selleks teemantliiga. Me teame, et teemantliiga tase, kui Rasmus Mägi on terve, siis tema pääseb teemantliiga võistlustele peale ja me oleme näinud, et Elisabeth Pihela, kõrgushüppaja, on sel hooajal vist 2, kui ma eksi, teemantliiga etapil võistelnud. Aga kes võiks olla järgmine Eesti kergejõustiklane, kes teemantliiga etapile peale saab? Jätame mitmevõistlejad praegu kõrvale, et Johannes Erm ja Hans-Christian Hausenberg Oslos seda 3 võistlust tegid 2 päeva jooksul, aga rääkides nii-öelda klassikalistest kergejõustikualadest.
No ütleme nii, kui tugi näiteks odav lendama saab enda nii-öelda paremate päevade tasemel 60+ meetrit, miks mitte tema. Verling, kui ta siin suudab näiteks natuke veel oma aega kärpida. Marleen Mülla teivashüppe, kes on tiigliku rekordi, Eesti rekordi 4.57 peale, et seal selliseid kandidaate on, aga tõsi, tuleb ka nentida, et ega meil praegu sellist nagu kontingenti peale tulemas ei ole peale mitmevõistlejate, eelkõige 10 võistlejate, kes suudaks hakata medalite eest nagu mõtlema kas või EM-i kontekstis, ütleme siis vähemalt välitingimustes, et meil on selliseid palju toredaid kujusid, aga mitte päris sinna nii-öelda tipulävele koputamas. Kuidas kergejõustiku ringkondades selle olukorraga rahul ollakse või ei olda? No raske öelda, et kui ma staadionil olen ja ringi käin, siis on kõik rõõmsate nägudega. Ja muidugi võistlus. Et võistlus on pidupäev, aga ma ei tea, ega selle üle nagu üleliia nagu pead ei vaevata, et kõik teevad tööd praegu nii hästi, kui nad oskavad ja ütleme nii, et ega seal midagi põdeda ei ole, kuigi jah, olgem ausad, et meil on ka siin mõned sellised traditsioonilisemad alad, mis on nagu päris pildilt ära kadumas või ära kadunud viimastel aastatel. Võtame, ma ei tea, meeste odavise, meeste kettaheide, ma ei tea, meeste kolmikhüpe on nagu täiesti olematu tasemel, selliseid asju on ka, aga pigem siis, ma ei tea, keskendutakse nendele positiivsetele nüanssidele, sellepärast et paljud nimed, kes mul siin kirjas on ka tegelikult noored tegijad. No jah, aga samas oli ka ju aeg, kus Eestis kiirjooksust me ei saanud peaaegu üldse kõrgel tasemel rääkida. Praegu jällegi saab. Jah, eriti nagu naiste kontekstis ka veel eriti, et seal on meil tõkkesprindis, meil on siledas maas tegijaid, et Ann-Marii Kivikase nimi tasub kindlasti meelde jätta, et tema on praegu suurim kandidaat röövimaks Xenia Baltat nii 100 kui 200 meetri rekordit. Nii et olukord kergejõustikus ei ole lootusetu? Lootusetu ei ole ja on päris tore, kui nii-öelda siis natuke tulemuste kõrval ka lugudesse süübida ja neid siit saab Postimehest lugeda eilsel päeval ja täna ja homme ka. Ja, aga järgmine tähtis kergejõustikuvõistlus siis Eesti jaoks tegelikult on ikkagi Mariboris võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused, need on juuni lõpus on ju, ja siis juba juuli esimesel nädalavahetusel Talansi mitmevõistlus. Ja siis sinna sekka tulevad veel, ütleme, et noorte EM-id ja sellised väiksemad võistlused ja siis kulmineerub see asi septembris Tokyo MM-iga. Eesti meistrivõistlused ka vahepeal ikka? Jah, tõsi. See on see viimane moment siis, kus Tokyo pileteid püüda, see on seal augustikuus. Nädalavahetuse top. Ja nagu ikka, pressisektori saate lõpetuseks vaatame üle mõned aktuaalsed spordisündmused, mis meid eeloleva nädala jooksul ootamas on ning oleme ennast sättinud kergejõustiku areenile põhjusel, et laupäeval Jõhvis on tulemas üks väga äge kergejõustiku õhtu. Ja, et kiitus korraldajatele, kes jälle on ajanud kõva pundi kokku, et ma ei tea, siin ütleme, heitealadel on olnud sageli tugevaid tegijaid. Nüüd toodi kohale ka sprinter Ferdinand Omanjala, kes on siis oma 9,77 sekundiga 100 meetris maailma edetabeli, kõige aeg edetabeli top 10, et päris kõva sõna, et Nazarov saab seal korralikult pusida. Mõtlen, kas okei, tegelikult top 10 kiirjooksjad ilmselt on Eestis ju varem ka käinud, sellepärast, et kui meil käis nüüd see Justin Gatlin, tema tegelikult oli ju ka oma nende mitte ära kustutatud aegadega maailma top 10. Kunagi võistles Eestis ka Gail Devers hallidel aegadel. Ma usun, et tema oli ka toona naiste tõkkesprindis ilmselt top 10 ikkagi. Aga Christian Tšehhi on ikka äge minna vaatama kahtlemata, et tal ju võimas hooaeg käimas. Ja siis ütleme, sellises konkurentsis võivad ka meie sportlased nagu sammukes jälle edasi panna, et neid on ka kõvasti rivisse. Et tahaks neid võistlusi nagu Jõhvis, et neid oleks rohkem Eestis, oleme ausad. Ja. Nii. Aga rääkides veel võistlustest, sel nädalal kahtlemata vehklemine Genuas on jätkuvalt tähelepanu keskpunktis, kui täna on kavas naiste individuaalne EP, siis kolmapäeval, neljapäeval meeskondlikud ja naiskondlikud võistlused ja seal eriti Eesti naiskonnal kahtlemata on sihid väga kõrgel. Mis toimub korvpallirindel? Ma saan aru, et korvpallis jaanipäev ei ole tingimata puhkepäev. Jah, et siin Rannulal võib Poolas minna päris nädalavahetuseni välja, aga ütleme nii, et kui läheb nii, nagu minema peab, nagu Rannul ütles pärast esimest mängu, mil nad kaotsid, et me oleme tegelikult natuke paremad, meil on kõvasti juurde panna. Pärast seda on 2 mängu võidetud, nüüd mängitakse täna ja kolmapäeval ja siis võiks seeria 4-1 ära lõppeda. Ja samamoodi võiks kolmapäeval siis saada pronksi kaela ka Mihkel Kirves. Ning jalgpallis on ka sel nädalal olulised võistlused, esmalt neljapäeval Pohlak versus Klaavan ja siis laupäeval Levadia versus Kalju ja uuesti Paide versus Flora, kes mängis alles ka nüüd möödunud nädalavahetusel väga huvitava kohtumise.
aga selline oli 35. pressisektori saade. Saatejuhid olid Jarmo Jagomägi ja Ott Järvela. Nädala pärast me saadet ei tee, vaid istume lõkke ääres ja saunas. Oleme uuesti eetris 2 nädala pärast. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.